Tere, kallid vaatajad! Minu nimi Taavi Liiv ja tänases videopostituses räägin ma natukene iseenda taustast ning natukene sellest, miks me Tarkonis oma igapäevatööd üldse teeme ning mis on meie taust. Naljatades ütlen alati, et ennem kui ma seda tööd tegema hakkasin, tegin päris tööd ka. Ehk olin 6 aastat objektijuht infraehituse sektoris. Nali naljaks, aga see varasem kogemus on täna mind palju aidanud ning selleks, et aru saada, kuidas me täna digitaliseerimise teemadeni jõudnud oleme, räägin teile ühe loo. Selleks peame minema tagasi aastasse 2014. Mul oli au töötada meeskonnas, kes rekonstrueeris Tallinna kesklinnast trammiteed, mis kulges Vabaduse väljakust Tondini. Ning selles projektis töötasime me koos KMG insenerehituse meeskonnas, mina koos siis Merko ehituse väga professionaalse objekti meeskonnaga. Kuna kahe ettevõtte vahelised infosüsteemid väga hästi ei ühildunud, olid mingisugused FTP serverid ja meie Merko asjadesse loomulikult ligi ei pääsenud ja Merko ei pääsenud meie asjadesse, siis tekkis failide jagamise vajadus mingisugune pilveruum tekitada, kuna meiliga suuri jooniseid jagada polnud otstarbekas. Minul oli varasem kogemus ja otsustasime võtta kasutusele Google Drive'i. Tõstsime failid sinna, rääkisime meeskonnale, nüüd meil on ühtne pilveruum, nüüd me hakkame seda kasutama, nüüd me suuri faile enam meiliga saatma ei pea. Ja teate, me töötasime koos 2 aastat ja see failide jagamine ei tõusnud lendu. Mäletan ainult, kuidas elektrik Maksim ükskord proovis, vaatas, et see pilv pole tema jaoks ja mõtles, et kustutab kõik asjad ära. Enda arvutist kustutas ka pilve tühjaks. Ja mina pidasin seal mingisugust kaustapuud, keegi veel natukene, aga see idee oma olemuselt lendu ei tõusnud. Ja õpetlik lugu seisneb selles, et õnneliku juhuse läbi alustasime me selle sama meeskonnaga järgmist objekti kohe vahetult peale Tondi trammide ehituse lõppu ning jätkasime Ülemiste trammitunneli ja lennujaama trammiliini ehitusega. Ning selles projektis mõtlesime, et proovime uuesti ning leppisime kokku, et teeme ühe Google Drive'i koolituse. Võtame meeskonnast tund aega ning teeme koolituse. Istusime maha, rääkisime ära, kuidas moodi asi peaks töötama, kellel ei olnud arvutis vastavat Google Drive'i rakendust, aitasime installeerida ning peale tundi aega kõigil oli asi selge. Peale seda 2 nädalat veel keegi siit-sealt küsis, kuule, tule aita seadistada ja peale seda mitte keegi ei saatnud enam suuri jooniseid meiliga ning asi töötas. Ja sealt tekkis mul selline mõte, et aga kui palju aega ja raha ja võib-olla ka negatiivseid emotsioone on läinud siin varasemate aastate jooksul ja mis on selle kulu olnud. Ma arvan, et me nende aastatega suutsime ajaliselt ära tappa mitmed 10 000 eurot ja teises projektis paljalt tunnise koolitusega suutsime me asja käima saada. Ning sealt vast tekkiski minul see mõte, et meil on ehituses ja üleüldse meie ümber väga palju digivahendeid, mis on tehniliselt väga võimekad, aga mida me ei oska kasutada. Et tegemist tihti ei ole, või täna ei olegi enam praktiliselt tehnilisi takistusi, vaid on takistused meie oskustes. Ja pannes kokku siis selle varasema ehituse kogemuse ning tänase digitaliseerimise arusaama, usume me tõesti oma meeskonnas, et asju saab teha kiiremini, täpsemalt, lihtsamini ja paremini, kasutades digividinaid ka ehituses. Ning meie meeskonna mõte ja põhiline miks seisnebki selles, et aidata ehitussektoris toimetavaid inimesi sellest keerulisest õppimiskõverast üle. Täna juba tarkvarad viimased paar aastat on piisavalt lihtsad, et inimesed peale pisikest juhendamist suudavad neid kasutada. On lihtsalt vaja kedagi, kes teeb selle eelmisest jutust kujundlikult välja võetud nii-öelda tunnise koolituse. Ning selles osas üritame me sektorile ja miks mitte ka sulle abiks olla. Selline on meie lugu ja mõtted. Kohtume juba järgmistes videotes ning andke ikka tagasisidet, milliseid mõtteid soovite, et me oma videotes
laiemalt lahkaksime ning videote alla loomulikult kommenteerige ka enda mõtteid, et tekiks arutelu. Arutelust tekib tõde. Nägemist!